Jürgen Henn, meestekoondise peatreener. Meestekoondise laager on kestnud alates pühapäevast. 3 treeningpäeva on selja taga. Kirjelda, kuidas need päevad senimaani on läinud? Võib-olla natukene parandan siin, et ütleks, et pigem on sisuliselt 2 treeningpäeva, et see pühapäev kulus selliseks reisimiseks ja paljud mängijad veel ei olnud kohal, paljud mängisid veel pühapäeval, need, kes mängisid laupäeval, alles taastusid oma mängudest, nii et pühapäev läks selles mõttes sisuliselt lihtsalt kohale jõudmiseks, natukene sisseelamiseks, et pluss veel ka esmaspäev, nipet-näpet veel mingid mängijad saabusid, kes mängisid pühapäeval, pidid tegema veel kergema koormusega, nii et eile oli selline korralik, ma arvan, täispäev, et kuigi tundub, et aeg on nagu pikk olnud, siis tegelikult sellised sisulist tööd oleme natukene vähem saanud veel teha, aga õnneks veel on mitu päeva ees ja saame, ma arvan, et korralikult ette valmistada, tingimused on head, et Muru eriti Eestist tulles sellisel ajal on praktiliselt perfektne, et see kindlasti mõjub ka mängijatele emotsionaalselt hästi, et teistpidi ta muidugi on ka natukene väljakutse, et kunstmuru pealt siia muru peale üleminek ka natukene mõjutab, ütleme siis sellist värskust võib-olla, et sellega peame arvestama, aga ütleks, et tingimused on väga tipptasemel. Meestekoondise koosseisu sel korral kuulub 25 mängijat ja ütleme, et umbes pooled neist oma igapäeva jalgpalli mängivad välisklubides ja ka mitmed nooremad mängijad. Näed sa peatreenerina, et see on kuidagi mõjutanud meeste füüsist või mänguoskust? Kuidas sa seda teemat kirjeldaksid? Ma arvan, peamine positiivne nüanss selle juures ilmselt on see, et kui ikkagi noor mängija saab igapäevaselt mänguaega, et see väljendub väljakul sellises enesekindluses ja mängurütm noorele mängijale eriti on tähtis, et selles mõttes kindlasti see teeb head meelt, et võib-olla eelmistel aastatel ei ole see mängijate hulk nii suur olnud, et selles mõttes see talvine aken oli koondise poolelt vaadates ja mängijatele niimoodi individuaalselt kaasa elades oli kindlasti positiivne, et see kindlasti on tähtis, et ka ütleme selline üleüldine võib-olla keskmine tempo, ma julgeks öelda, et välisliigades on natukene võib-olla kõrgem, et Eestis kindlasti on teatud mängud, võib-olla suvisel perioodil eriti, kus on ka euromängud sees, siis teatud mängudes see tempo on kindlasti võrreldav, aga ma arvan, et selline keskmine üleüldine igapäevane tempo on välismaal natukene kõrgem, mis kindlasti aitab rahvusvahelisel tasemel neil areneda, et selles mõttes see on kindlasti koondise treeneri sellisest egoistlikust vaatest kindlasti positiivne. Millele te nendel treeningutel, mis senimaani olnud on ja mis veel ees tulevad, rõhku olete pannud, et kui palju näiteks treenidel tuleb rõhku panna juba ka vastase teemadele ja nii edasi? Jah, nagu ma ütlesin, siis võib-olla seal väljakul oleme hetkel saanud sellist sisulist tööd natukene vähem teha, et kindlasti teatud momendid oleme saanud läbi teha, aga videoruumis oleme päris korralikult, ma arvan, meeskonda ette valmistanud ja järgmistel päevadel kindlasti paneme ka rõhku detailsemalt vastasele, et see töö on ees, aga mida me tahame kindlasti eelmisest laagrist siis ühtepidi kaasa võtta, et see Slovakkia vastu esimene poolaeg ja tegelikult ka veel neid mänge oli veel, ma arvan, kus üks poolaeg, 2/3 mängust olid heal tasemel mängitud, et kindlasti ei taha teatud latist, mis me eelmine aasta panime allapoole langeda, et see on meie selline, ütleme, ambitsioon ja siia peale siis millega peame kindlasti töötama, on see, et kuidas siis olla vastase väravale ka ohtlikumad, et eelmisel aastal küll selliseid lubavaid momente ja kus ütleme, meil oli eeldus loodud, et siis kas värava löömiseks või ohu tekitamiseks, aga ei suutnud siis kas realiseerida, oli vale otsus, oli tehniline praak, et selles tahame siis selle aasta jooksul edasi liikuda. Kui selgus meie MM-valikgrupp, et saime teada oma vastased selleks aastaks, siis sa kirjeldasid oma muljeid öeldes, et peab olema julgust, usku ja lootust, et igat mängu on võimalik võitma minna. Ja samas on ka sooritusel oluline aspekt.
Mida sa oskad ja julged täna öelda, et esimeste mängudeni on jäänud nüüd loetud päevad, et nimeta mõned nüansid siis, mida sina loodad sealt näha ja mida sa ka viitasid, et eelmisest aastast kaasa võtta, aga lihtsalt sõnadega nagu kirjeldada, et mis on siis see, mida sa tahad näha? Jah, ma arvan, et see palliga pool, mille suunas me üritasime eelmine aasta töötada, et meile treenerite tiimina me nägime seda progressi päris selgelt, et eriti võib-olla see avaldus seal viimases Slovakkia mängus, kus võib-olla pinge oli natukene juba maas, et seal suutsime teha sellise väga selge sammu selles suunas, kuidas me tahame palliga mängida, et kindlasti tahame jätkata seda nendes eesootavates mängudes, et peame kindlasti olema muidugi ka valmis selleks, et vastane teeb meie elu raskeks, et me ei saa siis ainult keskenduda, ütleme sellele palli valdamisele, aga kindlasti, et see palli valdamine on ka üks viis, kuidas siis natukene võib-olla kaitsta ennast või kaitsta oma väravat, et anda vastasele vähem võimalust palli hoida, vähem võimalust meie väravat rünnata, et selles suunas tahame oma tööd, ütleme, jätkata, et ma arvan, et sellel on ta ei ole omaette eesmärk, aga tal on omad võib-olla sellised kasulikud tagajärjed meie jaoks, ja see on see, mille pärast me ütleme selles suunas ka tahame edasi töötada.